No ei saa rahulikult sööma tulla ka, tuleb nõudekiri. Ma praegu joon mudeli hinnaga ühte mokaali. Sealiha ei tohi grillida. Detsember on kohal ja järgmise kuu jooksul kostitame teid igal neljapäeval uue viiklivlogiga. Seekord läheb asi lausa rahvusvaheliseks. Sisuliselt Eesti ja Dubai koostööprojekt. Mina tegutsen Araabia Ühendemiraatides, härra Taba aga saadab kaadreid otse Eesti Vabariigi külmkapist. Tabaga kohtute aga tuleval neljapäeval, mis tähendab, et tänase episoodi paneme huugama otse Dubaist. Tulikuum päike, kõrge UV kiirgus ja karastav õlu, seda juba naljalt hetkel Eestist ei leia. Kui keegi küsib, miks ma Dubais olen, siis aus vastus on, aga miks mitte. Jõulutuled on toredad, aga 30-kraadine kuumus, basseiniäärne D-vitamiin ning külm õlu, see kõlab oluliselt kutsuvamalt. No ja põhiline küsimus, mida Dubais tehakse, kui ilm on ilus, päike paistab, tööpäeval, töövälisel päeval. Vastus on väga lihtne, päevitatakse basseini ääres. Ja nii lihtne ongi tegelikult. Astud ülevalt toast lifti, sõidad umbes 20 sekundit alla korrusele ja siin on siis siuke väike väliala, kus on grillimisplats, siis on bassein, jõusaal väljas, jõusaal sees. Noh, mida veel elult tahta ja nagu, mu prillid lähevad isegi tumedaks, mis tähendab seda, et päike on päris tugev. Aga ma lülitan nüüd ennast prillide peale üle, sellepärast, et ma basseini juures ei hakka kaameraga filmima. Näitan teile ka, milline see bassein siis täpselt välja näeb. Nii, see on siis basseini ala. Siniseid toole on vähe. Noh, nagu näha, siis ikkagi inimesi on täna päris palju basseini ääres. Et tegelikult ise eluks vajalik kõik siin ala peal olemas, bassein, jõusaal, isegi grillide saab, siin on selline ühiskasutatav plats, grillimisterrass, kõik saavad siin vastavalt oma soovile ise süüa teha, saavad natukene juua, ma vaatan, keegi mingi kotiba lauale pannud, et hakkab kohe grillima ja siis loomulikult üks siuke huvitav asi on see, et grillida võid kõik, aga võt sealiha ei tohi grillida, see on kohe siin suurelt ka sildi peal välja toodud. Aga muidu, tee mis tahad, talvitumiseks väga ideaalne, mõnus koht. Täna on küll päris palav ilm, temperatuurid, ma ütleks, on julgelt mingisugune 32, feels like 35 ja me lähme safarile. Aga enne, et safarile minna, peab kõhu täis sööma, sellepärast, et kuuma päikese käes ja liiva kõrbest passida vist kõige mõnusam ei ole. Roasters, mis siit saab? Kohvi või? Väljas küll istu, on ju? Lähme sisse. Arvestades seda, et siin Dubais nagu väga normaalselt vorsti ei ole, siis see vorst on päris okei isegi. Yes, thank you. No siin poes ringi vaadates, no vaadake krõpsupaki suurust. Siin on küll väikesed pakid sees, on ju. Maksab 7,95 ehk siin laiast laastus 8 AED-d jagada 4-ga, see on 2 eurot. Selline pakk, ebareaalne. Dubaid külastades on vähemalt üks asi, mida tuleks vähemalt korra elus kogeda. Kõrbesafari. See on nagu minna ühest maailmast teise. Ühel hetkel pilvelõhkujad, järgmisel ainult tuul ja liiv. Täielik kontrast, millest aju ei taha esimese hooga arugi saada. Meie autojuht tunneb end kiirdeel nagu Ott Tänak Rally Estonia Tartu linna katsetel.
äkilised möödasõidud, pidev ja ärev sõelumine, aga eesmärk on püha – jõuda kõrbesafarile. Ja nagu safariga ikka, siis esimene punkt, kuhu rahvas koondatakse, on loomulikult selline laadaplats. Ütleme nii, et purukaupmehed saavad siin pakkuda sulle rätikesi, ATV sõitu muidugi lisaraha eest, mis maksab sulle oi, kui palju. Lihtsam oleks praktiliselt kuuks ajaks ATV rentida endale. Aga siit edasi siis, kui autod on kokku kogunenud, võetakse suund kõrbetüünide vahele ja seal peaks siis päris safari elu pihta hakkama. Taamaal on kuulda sellist mõnusat sisinat ja mis toimub? Toimub see, et siin parklas on kokku kogunenud paarkümmend 4x4 maasturit, mille rehve lastakse tühjaks ja põhjus väga lihtne. Mõtled küll, et lähed kõrbesse, paned rehvi rõhuks 3-0, aga ei, rehvid pead laskma praktiliselt tühjaks, tössiks ja sellepärast, et kui sa lähed sinna kivikõvade rehvidega, siis sinna kõrbesse kinni jääd ka ja enam välja tule, nii et kõrbes, mida tühjem rehv, seda parem sõidu võimalus. Kui rehvirõhk on kõrbekindel, suunduvad kõik masinad kui üks väesalk luidete vahele. Üles, alla, külg ees, nina ees, täielik liivatsirkus. Päikeseloojanguks peatume väikese künka otsa, et toota paarsada pilti, mis jäävad tõenäoliselt paljudel galeriisse lihtsalt tolmu koguma. Ja siis lõppude lõpuks sandboarding, ideaalne neile, kes lumelauaga hakkama ei saa. Kuigi, olgem ausad, kui sul pole tasakaalu antud, ei päästa sind ka Dubai liiv. Õhtu veedame aga keset kõrbe asuvas elamuskeskuses. Pakett lubab õhtusööki, tuleshowd ja piiramatult karastusjooke. Tõlgendus on muidugi loominguline. Unlimited tähendab umbes 1 Coca-Cola per kärss, aga mis seal ikka, kõrb on ilus. Mul on umbes 20 minuti pärast notar, mis tähendab seda, et pean siit Dubaist kaugtõestamise teel osalema tehingus. Ostan endale ühe krundi siis Harjumaale, et hakata kodu ehitama. Sellest ilmselt kunagi tuleviku vlogides, videotes, aga enne käin kiirelt läbi poes, võtan paar head croissanti ja tahaks mingi mõnusa kohvi ka haarata, sest täna pole üldse jõudnud midagi süüa. Üldse kui naljakas on see, et siin soojal maal sööd palju vähem. Et kui ma Eestis ikkagi, ütleme kell 11 hiljemalt oli midagi söönud, siis siin hommikul ärkan üles, võtan endale ühe kohvi ja ma arvan, et vahepeal on isegi nii, et 3 või 4 paiku peale mingisugust basseini ääres käiku või sellist esimest töömaratoni tuleb alles söök. Nii et jah, siin kuidagi läheb toitu vähem. Hello. Yes, sir, hello. Yes, gonna have this turkey cheese and bacon croissant. Turkey with cheese. Would you like to make it hot? Yeah, give me 2, please. Tere! Tere! Nii, planeeritud sõlmida leping, et ma jagan seda lepingu teksti. Ma loodan, et äkki juristi jõudistele saate ja jõudsite üle ka vaadata eelnevalt natuke. Just. Jaa, jõudsin. Ja kinnistu jagatakse nüüd nii, et sellest tehakse 6 eraldi kinnistut, igast katastriüksusest eraldi kinnistu. Kas meie on valmis selleks, et kui nüüd ei saa sinna ehitada, et siis ostja taganeb lepingust? Ma saatsin teile allkirjastamiseks. Nii, umbes 20 minutit hiljem
Siuke tüüpiline paberimajanduslepingute lugemine, kõik muu sinna juurde kuuluv, ühesõnaga pudi-padi. Aga krunt on olemas. Alkoholi propageerimine pole küll tore, aga muideks üks huvitav asi, et näiteks see pokaal 59 AED-d ja kõrval alla on alkoholipood, kus täpselt sama Prosecco, mida valeti, maksis pudelina 40 AED-d ehk siis versus ma praegu joon pudeli hinnaga ühte pokaali, aga kohe peaks Austrit tulema ka, nii et maitseb kohalikud Austrid ära, kas nad on siis nii head, nagu peaks olema, aga cheers! Üks huvitav asi veel, mis siin tegelikult Dubais on, me istume sees ja umbes 20 sentimeetrit minu vasakus käest on terrass. Seal alkoholi tarbida ei tohi, alkoholi müüa ei tohi, aga vot siin 20 sentimeetrit seispool terrassist nii-öelda ikkagi siseruumi poole võib mekkida Proseccot, nii et sellised reeglid ka, aga eks see tuleneb kohalikest litsentsi nõuetest. Oh, thank you. Yes, thank you. Would you like some Tabasco on the side? Yeah, possible. Mina Austrit proovisin viimati, mäleta, natuke aega tagasi, mingi aasta või poolteist, aga Auster on väga hea. Paned siia, need tunduvad kuskilt väga värsked tunduvad olevat. Ja mina panen küll seda kastet peale siia, aga tegelikult öeldakse, et õige Austri maitse saad sa kätte siis, kui sa sööd puhtalt. Ehk siis ei mingit sidrunit, mitte midagi. Oo, mõnus. Ma esimesed teen ilma Tabascota. Aga ega siis võtan igaks üks lusikaga kaasa, et lusikaga siit kahvliga, et parem kaasa aidata siit välja tulla. Aga tõmbad selle, vaadake, sisse. Mõnus. Oh my god. See on reaalselt väga hea Auster. Väga hea. Kui juba siin Austrite kõrvale alkoholist juttu tuli, siis kindlasti ma arvan, paljudel on küsimus, kuidas Dubais üldse alkoholi saab. No vastus on lihtne, et igalt poolt ei saagi. Aga täna on juba olukord selline, et on alkoholipoed. Seal on küll nii, et kui sul on Araabia või Islami pangakaart, siis osta ei saa, aga eestlastel oma passiga lingid ära ühe kohaliku alkoholi äpi ja lähed poodi ja pood muuseas asub väga hästi. Korterist tuled liftiga alla, esimesele korrusele lähed umbes 20 meetrit üle tee ja alkoholipood. Me võtame siit 2 pudelit Proseccot. Näete, ilus auto ka siin, aga ühesõnaga lähme võtame 2 pudelit Proseccot ja siis ma näitan teile, milline alkoholipood välja näeb, aga ma lülitan ennem ennast prillide peale, sest et seal, teate, ei saa nii filmida. Hi. Nii. See oli siin nurgas kuskil. Jaa. Siis ei otutagi see sama. Ei ole või? See oli sama pudel, aga sildiga. Okei. See on meie kodu juures kohe alkoholipood. Ja siin on veinid, jah. No nihuiessi, kus on alles külmkapp õllede jaoks ja alkohoolsete mullide jaoks. Nii, mis meil on? Leffe oli hea õlle või? Ja nii, käes on reede ja täna on siis selline päev, kui siin samas hakatakse tähistama Dubai suurt pidupäeva ja me vaatame, mis siin toimuma saab. Kogu see pidu meenutab meie mõistes vabariigi aastapäeva, lihtsalt kordades suurem, valjem ja kestab 4 päeva järjest. Igal pool on lavad, tuleshowd, kohalikud superstaarid ja rahvamass, kes tähistab nii, nagu homset polekski.
tähistatakse Dubai sellist, ütleme nii 54. vabariigi aastapäeva, kohe hakkab suur selline ilutulestiku show, mingi popstaar hakkab mängima, võtsime siin natukene söögipoolist ja no ei saa rahulikult sööma tulla ka, tuleb nõudekiri Jehoova tunnistajatelt, tahetakse, et ma ühe video maha võtaksin, mille ma siis siin paar kuud tagasi Tallinnas filmisin, kui nad käisid usku kuulutamas ja noh, ilmselgelt kui videol on kokku peaaegu siin 500 000 ja veidi peale erinevate kontode peal vaatamisi, siis lähevad Jehoova tunnistajad leili, nii et panin tema nõudekirja teele. Ilutulestik nähtud, võimsam kui Tallinna aastavahetuse show, aga see ei ole isegi mitte veel siin aastavahetus, see oli lihtsalt vabariigi aastapäev, nii et aastavahetus ilutulestik tuleb, ma arvan, et kordi 10 võimsam, aga minu poolt ühesõnaga peace out, ma jään siin taksot ootama, seda võibki ootama jääda, sellepärast et noh, inimesi on palju, taksosi on vähe ja hinnad on meeletud, nii et näeme järgmisel korral.